Доброе утро, ребята. Давайте начнем урок. Так, встали все друзья. Вот так, все красиво. Доброе утро. Садитесь, пожалуйста. Так, наша сегодняшняя тема. Вот на доске видите. Тема опоздание на урок. Опоздание. Это что? One eternity later. Vaata, mis see lause... Nonii, Gert. Gert. Kuule, kas mina olen sulle mingi äratuskell siin iga kord tunni ajal? Rikko on selleks. Jah, Rikko on selleks. No, ega Rikko ei tule kooli selleks, et sind üleval hoida tundide ajal. Mis asja sa teed õhtul, et sa niimoodi magama ei saa ja pärast väsinud oled? Asju. Mis asju? Arvuta. Vaata, asjad on sul praegu tekstis, tead sa mees, eks ole? Palun pane tähele, muidu pärast, ma ei tea, hakkame kahekesi konsultatsioonis siin istuma või sa ei saa midagi aru. Nii, aga vaatame nüüd, mis siis lause võiks tähendada. A few inches later. Täpselt ühe 10. klassi õpilase ema. Nii, Gert. Gert, sa mängid telefoniga. Ja siis, vaata, siis on niisugune lugu, et sina ei saa ju selgeks seda, mida meie praegu teeme. Vaata, siis on niisugune lugu. Kuule, ole nüüd inimene ja pane see telefon ära või mina ei tea või mine uksest teljendusega üldse olla ei saa. See segab juba teisi ka niimoodi. No mida, miks see peaks olema? Kogu aegaks sulle pean mina siin sind korrale kutsuma. Nii kui muud oleks teha. No ja. No võt, mees oli üks tõde minegi. No, sa jälle terve õhtu ja kuni poole ööni istusid nutised. No mis sellega nii hull on? Mis hull on? Kas sul koolitööd on tehtud? Ei. Kas sul need ülesanded, mida ema andis, on tehtud või? Ei. No ei. Kas sa saad aru, et see on sõltuvus? Ei ole midagi mingi sõltuvus. Aga mis ta siis on? Ütle mulle, mis see on? Ma ei tea, hobi. Hobi. Aga mis kasu sa sellest saad? Mida sa seal nutis istudes teed? Mängid. Kas sa oled 5-aastane laps, et sa mängid või? Ei, ma 17. Vasti pead sa tööle minema. Sina mängid. Kas saad aru, niimoodi ei saa oma elu jätkata?